okei. Mulle meeldib jumal. Tervist. No tere. Kuidas? Okei. Jevgeni, sa oled nüüd esimest korda kandidaat valimistel, et räägi, kuidas sul on nagu läinud, et mis tundeid see on sinus tekitanud? Teist korda elus, jah, et Euroopa Parlamendi esimest korda kandideerin. Kunagi päris nooruses kandideerisin üks kord kohalikel valimistel, ei läinud hästi. Oli selline erakond Res Publica kunagi, see oli väga ammu. Aga jah, et sellest ajast olen parteitu ja nendel valimistel üks kandidaat, aga täitsa vahva tunne. Ausalt öeldes huvitavad valimised ja ma pean ütlema, et ma ei oodanud, et nii suur aktiivsus näiteks kodanikuühenduste poolt Eestis, nii suur tähelepanu nendele valimistele, et iga päev tuleb, ma ei tea, sel nädalal juba 10 kirja päevas et mis te kavatsete teha meie südamelähedaste teemadega või siin on meie manifest, et tutvustame teile meie positsiooni, ma ei tea, alates kanepi küsimustes kuni hotelli ja turismi majanduseni. Nii et päris huvitav tegelikult. Aga kuidas sa nende teemadele vastamisega siis kõigega toime tuled, et ma nüüd praegu ette kujutan, siis kõikide teemadega ei ole ilmselt võimalik nagu kursis olla. Et kuidas siis nüüd tuleb, et igalt vabaühenduselt tuleb mingi 10-20 küsimust ja siis sa niimoodi päevad otsa siis ainult loed ja öösiti ei maga ja ma saan aru. Mitte ainult ei maga, ei söö ka. Sellepärast, et ma ikka, ma üritan jõuda neile vastata, et ma olen selline noor kandidaat, kes ei kustuta kirju, mis talle saadetakse, et ma saan aru küll, et ma ei ole ainuke kandidaat, kellele saadetakse neid 10 kaupa kirju, aga ma üritan siiski neile vastata, juhul kui mul midagi öelda on, vastata on. Pean ütlema, et mitte igale küsimusele ma ei saa targa vastust anda, sellepärast, et kui küsitakse, ma ei tea, metsanduse kohta või CO2 kvootide kohta, väga spetsiifilisi küsimusi, mitte üldiseid, vaid väga spetsiifilisi, et jah, jään vastusega võlgu, aga ausalt ka vastan, et teate, ma hea meelega küsiksin, mida teie ühendus ütleb, mis teie kogemus siis ütleb, et ja ei mängi seda kõige targemad. Aga millist tagasisidet sa oled siiamaani saanud, et sa oled ju sellise video teinud ka, et kus sa saadad Putini sügavasse koledasse kohta, et millist tagasisidet sa oled siis siiamaani saanud valijatelt? Väga erinevad, et mõned kirjutavad, et jaa, davai, et hästi paned, aga mõned kirjutavad mitte nii positiivselt, eriti vene keeles, eriti Venemaalt. Venemaal, eks ole, inimesed ei ole seda NO99 ka teatrietendust näinud, et nad ei saa päris hästi aru, mis asi see on. Ja miks ma olen selle vormi üldse valinud ja siis hästi palju ka küsitakse, et mis eestlaste huumor selline on. Ja siis oli mul raskusi loomulikult, et seda neile kuidagi seletada, aga õnneks Venemaal on ka selline ühtse Eesti suurkogu olemas, aga siis oma variandis selline Dень выборов ja siis iga venelane teab põhimõtteliselt, millega lõpeb fraas võõbõre kandidaati ja siis viimane sõna. Ja siis, kui ma sellist paralleele venelastele toon, siis on okei, see on teie kultuuriline taust. Aga sa valisidki siis sellise intrigeeriva kampaania meetodi sellepärast, et siis paremini tõmmata inimesi käima, jah? See oli enne kampaaniat tegelikult, et kui ma seda videot tegin, mul ei olnud veel otsus valmis, et ma kindlasti kandideerin. Sul oli lihtsalt soov Putin perse saada? Mul oli soov vastata sellele, mis toimub Ukrainas. Ma olin just Ukrainas ja siis käinud ja siis kuidagi see emotsioon oli nii tugev, et ma tahtsin midagi vastata, ma tahtsin midagi öelda omalt poolt. Ja siis mul tuli meelde see Andres Mähari kõne ja siis ma mõtlesin, et võiks midagi seda laadset teha. Ma ei oodanud, et tuleb ainult YouTube'is 170 vaatamist, et seda ma ei oodanud, et ma mõtlesin, et tuleb mingi 20-30, kõige rohkem. Aga siis, kui tuli praegu vist YouTube'is mingi 176-7 tuhat pluss kõik teised playerid, ja siis see YouTube Analytics ütleb, et 83% vaatajad on Eesti territooriumilt, jah, et ilmselt see ei olnud ainult minule nii oluline teema, see Ukraina ja kõik, mis
Putini diktatuuri ümber toimub. Sa oled korra teinud sellise avalduse, see oli vist ERR-i suunas, et üksikkandidaate nagu diskrimineeritakse. Et kas sa tunned, et siin valimiskampaania ajal on mingid eelised parteidel siis üksikkandidaatide ees? Jaa, sellepärast, et no, vaata, meil on praegu 16 üksikkandidaadi, 8 erakonda. Ja üksikkandidaatide seas on inimesi, kes on isegi praegu Euroopa Parlamendis ja tegelikult mingi võrdsus võiks tegelikult olla ja siis kui ERR ja mõned teised siis meediaorganisatsioonid korraldavad mingeid debatte, väitlusi siis ainult partei esindajatele, siis see ei ole päris aus minu meelest ja aga kõige rohkem, mis mind häirib, et see vene keeles meie meediaruumis inimeste informeerimine on kuidagi väga veider ausalt öeldes, sellepärast, et kui vaadata Rus Postimees või Rus Delfi, siis tunne, et ei mingit valimisi üldse, et seal on nagu peamised uudised sellega, et kus Pugatšova lapse sai või midagi sellist, et ja siis ainult Raadio 4 pakkus üksikkandidaatele natuke võimaluse 5 minutit rääkida oma programmist üks kord ja siis rohkem ei olnud mitte midagi ja siis kõik need debatid, mis olid ETV2-s, mis olid Raadio 4-s, et nad olid ainult partei esindajatega. Aga sa sügisel osalesid kohalikel valimistel ka esimest korda oma elus, kui ma ei eksi, siis sellises nimekirjas, mis tahtis ka nagu ära teha parteidele ja praktiliselt tegi ju 4,6%, kui ma ei eksi Tallinnas, Vaba Tallinna kodanik. 4,01, võt, mina isegi mõtlesin paremini. Mina hääletasin teie poolt. Ja siis, mis sul tunne oli, et kas üldse parteistunud ühiskonnas Eestis ja Tallinnas, kõige suuremas omavalitsusüksuses, kas on võimalik siiski selle revolutsiooni teha võib-olla järgmine kord või see on täiesti lootusetu? Ma arvan, et revolutsiooni on võimalik siis teha, kui suurem hulk inimesi jõuab kokkuleppele, et midagi on vaja muuta. Et seni läheb nagu seda teed, et justkui arvamus, et võiks nagu midagi teisiti olla, on õhus, aga erinevad osapooled ei leia neid kohti, et kus seda koostööd siis teha. Et kui panna mis tahes asjast ka nagu parteid ja vabaühendused siis ühe laua taha, et hea küll, et meile siin Edgar Savisaare diktatuur ei meeldi, et siis võiks ju ühtse rindena teha mingi plaani, aga see kukub ka läbi, sellepärast, et seal taga, ütleme nii, et paistab vabaühendustele paraku see soov jätkata seda olukorda, kus üks erakond on võimul riigis ja teine erakond on ilusti võimul Tallinna linnas. Et ehk siis see võim on ilusti niimoodi ära jagatud ja ega sinna väga uusi tulijaid ei oodata. Et hetkel näiteks Vaba Tallinna kodanik on nüüd halduskohtus käinud Tallinna linna vastu selles osas, et mis me arvame halduskogudesse määramise kohta. Ja siin on ka üks selline huvitav nüanss võib-olla esile tuua, et kõik me kuuleme sellest sõnast kaasamine ja hästi palju räägitakse, et kuulame kodanikuühendusi ja teeme ümarlaudu ja kõike. Aga kui ikkagi tuleb see reaalne hetk, kas või see halduskogude tasand, mis peaks siis olema kodanikule kõige lähemal, siis me näeme, kuidas parteid panevad seljad kokku ja ütlevad, et vaadake, tegelikult teil selline asja ei ole. Et see on hästi kurb, et siin on järjekordselt nagu see, et sõnades on üks asi ja tegudes on teine asi. Et valimiste ajal võib-olla seda tajuda oligi kõige kurvem, et sa tahad muutusi, teised ütlevad ka, et justkui tahaks muutusi, aga koostöökohti on nii väga tohutu raske leida. Et see üldse väga minu arust iseloomustab eestlaseid, et ei leita seda üksmeelt. Ja mul on isiklikult väga kahju selle pärast, aga ma loodan, et ma jaksan veel inimesi motiveerida, et teeme koos. Ma vaatan, meil kaamera taga jookseb see Twitter, mida lugejad siis küsimused sinna saadavad. Triin Loidema ei näe siit hästi, aga midagi oskan lugeda, et inimesed on sageli poliitika kauged kinniste nimekirjade tõttu. Kuidas suhtute kinnistesse nimekirjadesse?
kas on loota muutust? Kus on meil kinnised nimekirjad? Praegu ei ole. Ainult need kompensatsioonimandaadid selles mõttes, et siis parteikontorid või siis kohalikel valimistel ka siis nende nimekirjade kontorid siis reastavad kandidaate vastavalt sellele, et kuidas nad pärast kompensatsioonimandaate saavad. Siin on nagu see, et mõnevõrra ma seda parteilase mõtteviisi nagu tean, et ma mingi 10 kuud veetsin IRL-is kunagi, aga neil on see mõte partei sees, et kui ma olen seal nagu tubli parteil on olnud, siis on ka minu hetk ühel hetkel, et ma tahan ka seal nimekirjas ette poole saada. Ja siis tihti avalikkusele suhteliselt tundmatu inimene, kes on olnud lihtsalt tubli selline parteisõdur, loodab, et nüüd on see minu aeg, kus mind pannakse üldnimekirjas näiteks, ma ei tea, 4. kohale või 6. või kus iganes ettepotsa, et ta siis siblib pool elu selle nimel, et järsku siis ühel hetkel partei paneb ta sinna kuskile. Et tegelikult see on natuke kahetsusväärne, et see parteilane ei saa nüüd aru, et tegelikult on küsimus selles, et ta peaks olema rahvasaadik, rahvaesindaja. Et see loeb, on ju. Ja see on see, mida tegelikult need inimesed ootavad. Et kui sa oled meie esindaja, siis ei ole see, et mingi partei määrab siin mingisuguse asja. Et meie tahame otsustada ja meie tahame määrata. Et kui sa siin said 1000 häält, on ju, siis ole parem sina seal kui see, kes sai 200 häält, aga meeldib partei ladvikule. Tegelikult ma saan selgelt aru, et see inimesi häirib, aga kas see praegu hakkab ju kuskil muutuma? Tõenäoliselt mitte. Et ma arvan, et parlamendivalimistel on vaja 5. jõudu, kes raputab need kaardid segamini. Ma arvan, et seetõttu ka praegusel valimistel on 16 üksikkandidaati, sellepärast, et ühelt poolt, eks ole, see Tarandi tulemus eelmistele valimistel andis natuke usku ja lootust, et kõik on võimalik, aga teiselt poolt, et ma vaatan, et tegelikult need üksikkandidaat on kõige suuremad konkurentsid, ausalt öeldes, Ojuland Sõtnik näiteks seal ja seesama Tarand. Ja tegelikult mina usun, politoloogid seda ei usu, aga mina ei usu politolooge. Et ma arvan, et nendel valimistel võib isegi 2 üksikkandidaati sinna pääseda. Ma arvan, et iga parlamendis esindatud partei saab ühe koha. Isegi lemmikkandidaadid on Delfi intervjuus nimetasin, et ma loodan, et TRL-ist läheb Yoko Alender, Keskerakonnast läheb Mailis Reps, siis Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast Marju Lauristin, kes meil seal jääb, Reformierakond, Kaja Kallas ja siis Olga Sõtnik ja ise loodan ka pääseda, et oleks, mulle see kõige rohkem meeldiks. Jah. Aga mis sa seekord arvad, kas äkki võib proua Ivnitskaja teha hoopis Tarandit? Ma mõtlen, et kui meil ei lähe hästi, me võiksime proua Ivnitskajaga hoopis mingi vene bändi teha ja järgmisele või tähendab Eesti venelaste esindajatena järgmisse Eurovisiooni kandideerida, et teeme Letos vekki, mina oskan lipuga vehtida küll. Seal, et miks ka mitte. Vaata, meil on veel üks Twitter seal tulnud, kas sa näed, mis seal kirjas on? Et miks peaks kasutama nähtust ja arvama, et see on sama mõjuga, kusjuures äsja on olnud Ojulandi skandaal sellega, ehk siis, et miks kasutada seda sama asja? Mulle nagu tundus, et see tagasiside minu video kohta oli veits positiivsem kui Ojulandi ideele, et tal kuidagi ei läinud seekord hästi, aga valimispäev ei ole mängida taga, nii et varsti näeme. Aga mida sa võib-olla veel välja tooksid sellist, et mis on sellise Europarlamendi valimiste kogemuse puhul sinu jaoks, võib-olla midagi ootamatut või sellist, millega sa ei osanud enne üldse arvestada või on midagi sellist? Ma ei osanud arvestada, et tõesti tuleb nii palju sisulist debatti meedia poolt. Sellepärast, et ma mõtlesin, et ma hakkan umbes 10 korda vastama küsimusele, et mis fraktsiooniga te pärast liitute. Kõige mõttetum küsimus, mis üldse võib olla, eriti üksikkandidaatide puhul, sellepärast, et me Euroopa Parlamendis ei ole ju koalitsioon, need fraktsioonid ei moodusta seal mingit valitsust või Euroopa Komisjoni, nad ei määra ju niimoodi. Ja siis see, et millise fraktsiooni sa kuulud, et see
see on kõige mõttetum ever. Sellepärast, et noh, ma vaatan, et meil sotsiaaldemokraatide fraktsioonis on läbi aegade istunud Toomas Hendrik Ilves, eks ole, nüüd kui hästi läheb, siis Marju Lauristin, aga no näiteks Lätist on seal Aleksandr Mirski, kes jagab Georgi lint Riia kesklinnas ja siis ütleb, et Läti on fašistlik riik. Et no, ega nad ei saa ju, ei saa öelda, et nad maailmavaateliselt on väga lähedased, aga nad on suurusjärgus teises fraktsioonis ja seal on lihtsalt teised mängureeglid, kuidas see parlamendi töö Brüsselis ja Strasbourgis käib ja seetõttu see ei ole üldse nagu mingi küsimus, või nii oluline küsimus, et mis fraktsiooniga pärast saadik liitub. Mina võin öelda päris kohe, et juhul, kui mind sinna valitakse, siis ma vaatan, et kas Eesti esindajad on EPP-s, ehk siis Euroopa Rahvaparteis, Sotsiaaldemokraatlikus fraktsioonis ja ALDEs. Et juhul, kui kuskil ei ole, siis tuleb otse teed sinna minna, sellepärast, et need on kõige suuremad fraktsioonid, seal on kõige suuremad võimalused lobitöö tegemiseks. Ja siis kui seal on, siis võib kas valida fraktsiooni, mis kõige rohkem meeldib, mulle näiteks meeldib Euroopa Rahvapartei, või siis valida mingisugust neid väikseid fraktsiooni, aga lihtsalt niisama, et äkki pakutakse mingi asepresidendi koht kuskil. Aga teen nalja muidugi, et pead seal vähemalt 2 koosseisu istuma. Et Tarandi kogemus ka näitas, et ta pürgis küll asepresidendiks, aga natuke kogemust jäi puudu. Nii et, aga tegelikult, et ERR saatis näiteks eile 10 küsimust jälle ja ka metsanduse kohta ja CO2 kohta ja ma ei oodanud, et nii palju spetsiifilisi teemasid tegelikult osatakse küsida. Ja see oli meeldiv üllatus, et tegelikult, et kui kandidaat ise hakkab guugeldama, et millest üldse jutt käib, et siis ma arvan, et see on parem, kui lihtsalt mulje jätakse suvalistest teemadest. Aga nüüd järgmine nädal sa saad siis televisiooni ka minna, et kas sa seda tead, et milline see formaat on, kuidas seal üksikkandidaadid sõna saavad üldse? Kõige rohkem kardan seda ausalt öelda, sellepärast, et 21. mail tõepoolest on ERR otsustas, et nad teevad üksikkandidaatide debatti. Kuidas nad seda teevad, ma ei kujuta ette, sellepärast, et meid 16 tükki, paar-kolm seal üldse eesti keelt ei räägi, eks räägib ainult inglise keelt, paar räägivad ainult vene keel, et siis -3, eks ole, aga mõni võib-olla ei jõuagi kohale, aga ma ei tea, ma proovin Nitskat tahan näha, selfie teha ja siis nii, aga isegi kui meid 10 on, ma ei tea, see on, mul on raske seda ette kujutada, aga jah, poolteist tundi oleme tõesti Rahvusringhäälingu eetris, nii et kelle aega on, vaadake, mis meil huvitavad siis seal öelda ka. Aga mis see sinu põhisõnum on siis, millega sa sinna lähed Ivnitska ja Tarandi ja kõikide teiste tublide inimeste vastu? Minu kampaania põhisõnum on, ma ei karda rääkida tõtt ja siis teemad, eks ole, mis mul on kõige südamelähedasemad ja millega ma kavatsen ka Euroopa Parlamendis tegeleda juhul, kui mind valitakse, need on seotud inimõigustega, sellepärast, et ma olen aastaid nende teemadega töötanud ka siin Eestis, Inimõiguste Instituudis, Inimõiguste Keskuses ja siis naabruspoliitika, idanaabruspoliitika eelkõige, Ukraina, Moldova, Venemaa, siin üks ajakirjanik küsis, et kus vist oli, et millal te olete viimati Venemaal käidud? 10 aastat tagasi, mul on sisesõidukeeld, aga siis, kui valitakse Euroopa Parlamenti, siis jälle saan minna. Siis on mul mõned lootused on eriti suured. Elver midagi küsib, ma näen. Jaa, Elver tahab teada, et kas äkki peaks Tarand jääma hoopis Eestisse ja olema aastal 2016 Keskerakonna presidendikandidaat uuesti? Ma olen ma ei tea, kas on hea, kui ma seda välja ütlen, aga ma olin üllatunud, et Tarand ei kandideerinud Keskerakonna nimekirjas, sellepärast, et ma praegu Euroopa Parlamenti, sellepärast, et kui ta oli Keskerakonna presidendi kandidaat, siis ma mõtlesin, et diil on juba olemas, aga näed, et tema kohale siis trügis Oudekki Loone. Juhtub ka. Jah, aga järsku Tarand peaks ikka Eesti asja ajama või? Ma loodan, et ta ajab Eesti asja seal Brüsselis. Räägib küll, et ta ajab, et
ma olen selle 5 aasta jooksul ka natuke jälginud seda tegevust seal, ta on nii marginaalses fraktsioonis, et tal ei ole ka palju võimalusi seal kuidagi eriti midagi mõjutada ja siis, aga selles mõttes, et ta natuke, Tarandi pluss on see, et ta Euroopa teemadest räägib siin Eestis keskmiselt rohkem kui võib-olla mõni teine Euroopa Parlamendi liige. Siis see on juba pluss, aga jah, et võib-olla seal Brüsselis, Strasbourgis ta ei olnud kõige edukam. Aga võib-olla siis, kui jälle valitakse, siis tal on ju kogemus suurem. Rainer Roomet. Ma ei käi valimas, sest ma ei ela süsteemis, töötan internetis, aga veena mind, miks pean sind valima. Inimesed, kes ei ela süsteemis, ma ei tea, mis see süsteem on ja kes töötab internetis, miks ta peaks mind valima. Kuule, hea Rainer, võin sulle ainult lubada seda, et ja ma olen seda kusjuures varem lubanud ka, et sellest saadiku kompensatsioonist, mis seal makstakse 621 700, sellest sa võid palgata kuni 5 nõunikku ja siis ma teha mingeid muid, kas kohtumisi valijatega, kell 1 öösel süüa pitsat kuskil või siis teha mingeid teisi asju. Aga mina mõtlesin, et mina kasutan osa sellest summast, et ma teen eesti ja vene keeles sellise interneti-telekanali, kus siis hakkan nii mina kui ka minu fraktsioonikaaslased kui ka inimesed teistest fraktsioonidest siis rääkima Euroopa poliitikast ja natuke kaasama selliseid internetis töötavaid ja süsteemi väliselt elavaid inimesi ka aruteludesse Euroopa poliitika küsimuste kohta. Mõtlesin seda, et teeme seda vene keele, sellepärast, et venekeelne inforuum on selline, nagu ta on, aga kuna kui mind valitakse, siis suuresti loomulikult eestlaste häältega, siis ei oleks aus, kus ma seda eesti keeles ei tee. Nii et kakskeelne telekanal on raudselt tuleb, kui ma olen Euroopa Parlamendis. Nii et saame ka internetis suhelda. Okei, aga mul on üks selline rahvusküsimus sulle ka, et kui sa praegu ka välja tõid, et peamiselt eestlaste häältega, siis äkki sa korraks põhjendad, et miks sa ei tunne, et venelased võiksid olla see sihtgrupp, kes siis sind valivad? Miks see nii? Ma väga loodan, et tegelikult nad võiksid ja ma teen kõik endast oleneva selleks, et selle sihtrühmaga suhelda, et ma käin inimestega kohtumas, ma räägin ja nii edasi, aga seda ma kohe alguses tõin, et Vene meedia üldse ei paku mingisuguseid praegu võimalusi kandidaatele inimestega suhelda ja siis oma platvormi, oma poliitilise programmi tutvustada, et kahjuks, et väga paljud eesti keelt mitte rääkivaid, nagu meie kaasmaalased üldse ei teagi, et need valimised tulevad sellepärast, et Vene meedias on lihtsalt selline pilt, et ajaleht Stolitsa kahjuks mulle ei paku võimalusi, seal peale Keskerakonna kandidaat ei ole üldse mitte kedagi, siis kellele reklaami tehakse, aga ma ei jõua oma sõnumiga siis selle sihtrühmani. Just seetõttu, et Vene meedia töötab nii, nagu ta töötab. Ja seetõttu ma arvan, et siin võiks ka midagi tegelikult muuta ja see on ka Eesti huvides, et selle elanikkonna osa kuidagi paremini informeerida ja siis paremini kaasata ja siis neid kuidagi positiivselt meelestada võib-olla järgmiseks korraks. Ja seetõttu mulle see telekanali mõte väga meeldiks, aga praegu mul ei ole kahjuks 621 700 €, mida selleks otstarbeks kasutada. Jevgeni, aga me tegelikult jõudsime ka mõnes mõttes järeldusele, et parteidel on eeliseid üksikkandidaatide ees, et miks sa siis nende valimiste raames mõne parteiga ei liitunud? Ma ei olnud enne seda partei liige, tund aega enne nimekirja sulgemist kuidagi parteiga liituma mulle neid asjad tavaliselt ei meeldi, et ma arvan, et see ei ole väga aus ka valijate suhtes ja ka selliseid erakondi, kes pakuvad lihtsalt katust, et oled tore inimene, kandideeri lihtsalt meie erakonnas, et suva see, et sulle meie ma ei tea, euroskeptikute programm üldse ei meeldi. Et sellist tsirkust ma ei ole valmis tegema, sellepärast, et see ei ole ühe valimiste projekt minu puhul, et see poliitikasse tulemine, et ma loodan siiski jätkata.
poliitikaga tegemist ja seetõttu ma kaalun väga hoolikalt, et kellega ma liitun ja siis ja mida ma teen. Jevgeni, aga arvestades seda, et sa oled ikkagi selline poliitiliselt aktiivne isik ja kui sa ütlesid, et isegi Putini video sündis tegelikult enne su otsust kandideerida, siis ma küsiks nii, et juhul, kui nüüd sa ei saa Europarlamenti, mis sa siis edasi teed? Edasi ma jätkan oma tegevust Eesti Vabaerakonna algatusrühmas, niinimetatud Herkeli partei, mis ma loodan, et sügisel registreeritakse 500 inimest koos vähemalt ja siis ka programm sünnib nii ja Riigikogu valimised on ees, et märts 2015 on järgmine oluline poliitiline verstapost, kus siis ma loodan, et ka Riigikogus on rohkem kui 4 fraktsiooni, et minu hinnangul võiks vähemalt 6 jälle olla. Aga kuidas teil praegu läheb siis? Hästi läheb, et programmi ettevalmistus käib teie soos ja inimesi tuleb aina juurde ja siis kogutakse allkirju erinevatele petitsioonidele, neist kõige olulisem minu meelest on see, mis on Jüri Adamsi poolt algatatud, et vähendada parlamendis esindatud parteide rahastamist, nad liiga palju raha tegelikult saavad riigieelarves, nad võiksid ise rohkem liikmemaksudest elada ja siis võib-olla natuke oma kulutusi nii-öelda kärpida, et see poleks paha ja siis kolmandiku võrra vähemalt võiks nende eelarvest siis vähendada. Ja sellele on juba üle 1000 allkirja raudselt on koos, aga kui te soovite ka seda ideed toetada, siis www.pöördumine.ee, seal saab oma digiallkirja anda ja siis anname seda Justiitsministeeriumi ja Riigikogu menetlusse. Tõenäosus muidugi, et parteid hakkavad enda rahastamist vähendama, on vist üsna väikene. No kes teab, jälle Riigikogu valimised on ees, siis see võib olla teema kindlasti, et parteide rahastamine. No nad ütlevad, et nad ei saa siis oma maailmavaadet propageerida pärast. Võib-olla siis valijad eelistavad neid parteid, kes võivad ka väiksema riigieelarvelise süsti eest oma maailmavaadet propageerida, et Eesti Vabaerakond üritab selgeks teha, kuidas seda teha saab. Aga nüüd meil on vist ainult paar minutit veel jäänud, et kas on veel midagi, mida sa tahaksid võib-olla nende valimiste kontekstis siin valijatele öelda? Ma näen, et on jälle mingi küsimus Twitteris tulnud. Tere. See ei ole vist küsimus seekord. See ei ole küsimus, see on kommentaar, aga väga tore. Väga tore, siis on kõigile olulistematele küsimustele ka sai vastatud ja siis järgmine voor juba ootab. Jah, aga palju edu sulle. Jah.